Tere hommikust kõik raadiokuulajad, meil on käes siin nädala toppise või nädala tropi või nädala tegija jagamise, auhinna jagamise aeg ja esimesel kohal meie selle nädalases topis on üks väga tore ja äärmiselt meeldiv tütarlaps, kelle ma ütleksin, et nagu kes on andnud sellisele väljendile nagu nunnu hoopis teise tähenduse. Ja nüüd oleme siis helistanudki master nunnule endale, Keter Jaanile. Tere hommikust, Keter! Tere! Noh, kuidas sul läheb? No minul läheb väga hästi, tänan küsimust. Vaatasin su seriaali eile, ikkagi uskumatult igav. Ma olen ise ka väga uhke selle üle, et ma sain ikkagi sellise asja ka tehtud ja rääkida oma elust kõigile, et kui igav on see tegelikult. On jah. Täiskasvanud meesterahvastele vaadata, aga see on nii tore. Väga tore on see tõesti. Kuidas nüüd, Keter, sul on tantsusaade möödas ja laulusaade möödas ja muud värgid ka ja nüüd sul on seriaal ja mis sinu elus veel praegu toimub? No selles mõttes, et praegu ongi natukene selline puhkuse aeg, et istun kodus ja oma roosas toas värvin kõik asjad hästi täpiliseks ja ruuduliseks, et oleks nunnu. Ja siis on plaanis veel heategevust teha, nimelt minna siis kutsudega jalutama sinna, kus need kutsud elavad, ehk siis sinna seal, Kutsud sõitsid Türile külla Jürile? Ja täpselt Jürile seal koerte varjupaigas kutsudega ja siis ma võtan need kutsud kõik endale koju ja loodan, et nad tähendab, et ei looda, vaid et nad jäävad mulle sinna elama elusajaks kutsudeks ja siis ma värvin nemad roosaks ja teen nad ükssarvedeks ja panen neile liblikad liivad külge ja siis nad lendavad mul iga hommiku ja õhtu toas ringi. Keter, sinu fännid on enamikus ikkagi väiksed tüdrukud või täiskasvanud mehed. Kas sa annad oma fännidele head eeskuju? No ma arvan küll selles mõttes, et mina tahan, et maailmas sõjad kõik lõppeksid, et ma olen mõelnud ka tulevikus poliitikas karjääri teha ja siis ma annan sellega eeskuju paljudele, et maailmas sõjad lõppeksid ja kõik oleks nunnu ja Vaikse ookeani asemel oleks šokolaad ka. Sinu kleit, millega sa osalesid tantsusaates, pandi nüüd oksjonile ja raha tahad sa annetada ei millekski muuks kui heategevuseks. Mis head plaanid teha selle rahaga? Ma tahaks heategevuseks, ma täpselt ei teagi, et inimestel on ikka head vaja ja siis ma mõtlesin, et ma lähen, võtan selle raha ja lähen sinna jõulumaale ja panen kõik selle raha erinevatesse laste jõulupakkidesse, et kui laps teeb lahti jõulupaki, et siis on seal kommi ja siis on seal üks väikene pehme karumõmmi ja raha. Väga lahe, Keter. Millised on sinu läbisaamised fännidega momendil praegu? No rääkisime natukene juba nendest väikestest tüdrukfännidest, aga kuidas on nende täiskasvanud meestega, kellele sa väga meeldid? Kas nad tülitavad sind palju, kas sulle saadetakse palju kirju ja nii edasi? Ja minul on spetsiaalsed kokkusaamised fännidega ja siis näiteks eile meil oli 5 meest, minu fännid olime koos Saku Suurhallis ja siis me joonistasime, seal oli kohal ka siis näomaalingu daam ja siis me joonistasime ühele mehele tiigri näo, ühe mehele kiisu näo, ühele mõmmi näo ja ühele siis hülge näo ja ühele kilpkonna näo ja siis me tantsisime ringis ja siis me... Ja naersite? Ja naersime, me naeran kogu aeg, selles mõttes meil oli väga lõbus oli. Ole Keter nüüd pai ja palun naera natukene. Ja kas need väiksed armsad sellised lohukesed tulid ka põse sisse? Ja nendest lohukestes ma panen öösel, kui ma panen pea padjale, siis magan vasaku põse peal, mul tuleb parema põse peale lohk
ja hommikuks paneb Haldjas sinna väikese hernekommi, mida me oma sõbrannadega koos siis lutsutame hommikul ja meil on siis nii hea olla ja siis me naerame jälle kõik koos. Ja hüppate ja mängite rõõmsalt. Keter, sa paned praegu kokku ka oma Dream Teami, kes siis hakkab sinu kontserdite ajal sul abiks olema ja nagu ma olen aru saanud, on finaalvooru 10 parima sekka jõudnudki siis ainult mehed, et ikkagi nii grimeerija, nii sinu riietaja, nii sulle toiduvalmistaja, aga ka siis tantsupoisid ja kõik nii edasi, kõik on mehed. Jah, et nii on välja tulnud, näiteks et kui meil oleme pika tuuri peal, siis olen mina harjunud magama siis oma kaisukaruga aga kaisukaru on, tal on silmad on metallist ja sageli ei lasta siis, kui ma pean lennukiga Paidesse sõitma või kuskile, siis ei lasta lennuki direktor ei lase seda lennuki direktor ei luba sind. Direktor ei lase seda läbi, sest hakkab ju piiksuma. Ja siis on mul kaasas selle asemel Dream Teamis siis 64-aastane Valdek, kes on suures karukostüümis ja tema siis rõõmsalt kogu aeg istub minu kõrval ja kallistab mind ja ütleb magama nüüd jää. Keter, ma saan küll aru, et sa oled ikkagi elad veel lastemaailmas, täiskasvanute maailma sinust kaugelt ja kaugele mööda läinud, aga kuidas on igasuguste erinevate, kas täiskasvanute maailm üritab sinu maailma sisse tungida ka? Muidugi, selles mõttes, et vahepeal olid mul läbirääkimised ühe Belgia mehega, kes ütles, et tema on produtsent ja tema tahtis minust naist teha. Et mina ütlesin, et natukene vara ei ole siis või et ma alles 18 ja niimoodi ja tema tahtis teha, et kirjutas mulle laulu, mille nimi oli Love Stick ja siis tahtis mulle natukene selliseid riideid selga panna, mida mina üldse ei tahtnud ja keeras mulle lokid pähe ja tahtis juukseid lühemaks teha ja sellist ja tahtis, et ma šampust jooksin ja tablette sööksin, et siis oleks nagu rohkem nagu küps, aga mina ei taha neid asju süüa, minule meeldib süüa pannkooki moosiga, mida vanaema teeb. Keter, pea meeles, ütlen sulle, sa oskad inglise keelt, eks ju? Jaa. Stranger võrdub danger. Ära käi läbi võõraste meestega. Ja ma ei käigi üldse, mina ütlesin, et ei, mina tahan ikka Svennuga koos edasi lugusid teha. Muidugi. Et rääkida siis väikestest roosadest pingviinidest on veel järgmine laul. Väga hea. Keter, mida sa sööd, ütle? Et sa nii nunnu oled? No mina söön, minul on väga selline, mina võin kõike süüa, mina paksuks kunagi ei lähe, mina võin kõike süüa ja hommikuti ma sööngi kausitäie ilusaid liblikaid koos šokolaadi ja karamellikastmega ja sinna peal on vikerkaare värvilised M&M'sid ja siis pannkooki moosiga, nagu ma ütlesin, ja siis piimajoon, milles on natukene pandud haldjapuru sisse, nii et ta natukene nagu sätendab. Keter, sa oled nii nunnu ja sulle teadmiseks, et meie täna hommikuse raadiosaate muusika on ainult sinu repertuaaris. Tore, joo, muidugi on. Kuule, aga mine nüüd hänga oma ükssarvikute ja haldjapulbri juures edasi, et meie siin vaatame, kuidas siis tööinimesed hakkama saavad. Ja toiga. Tšau!